Said aru, mis ma ütlesin? Jah, ma sain. Kõik on samasugused ära võrras. Mina olen Triin. Mina olen sellest aastast TOTES 10. kuni 12. klasside džässvõistlustiimi üks juhendajatest ja ühtlasi olen ma ka praktiseeriv füsioterapeut. Ja täna tahaksin mina rääkida tantsija tervisest, tantsija kehateadlikkuse olulisusest ja mida teha siis, kui tantsijat kimbutab mingi valu või vigastus. Esimene punkt, mida ma kohe tahaksin välja tuua, on see, et tantsija on lisaks artistile ka sportlane. Et see on see ilmselt igivana küsimus, mida kõikidelt tantsijatel küsitakse, et millega sa tegeled ja siis sa ütled, et ma tantsin ja siis küsitakse, et või öeldakse, et okei, aga mis spordiga sa tegeled. Ja siis ma alati tahaksin neil inimestel paluda teha 4 piruetti või switch leapi või hoida jalga tiltis, sest et ilmselgelt nad seda ei suuda. Jah, tantsustiile ja neid suundi ja seda, kuidas inimesed tantsu enda jaoks mõtestavad ja ennast väljendavad, on väga erinevaid liike, aga laias laastus on tantsijal vaja täpselt samamoodi head lihasjõudu, liigesliikuvust, mobiilsust, osavust, koordinatsiooni, plahvatuslikkust nagu ükskõik millisel teisel spordiala esindajal ja sellele võiks ka lisaks tavalistele repertuaaritundidele tähelepanu pöörata trennivälisel ajal. Teine punkt, mille ma tahaksin välja tuua, on see, et tantsija võiks oma keha vaadata kui tööriista, millega tuleb regulaarselt tegeleda ja mida tuleb hoida. Näiteks omast kogemusest, kui ma kunagi tantsisin võistlustiimis, siis umbes pooltel tantsijatel oli mingi kestev, kas on see siis valu või vigastus või ebamugavustunne, mis hoidis neid treeningutel nagu tagasi. Aga kuna sul on tiim, keda sa ei saa alt vedada, sul on treener, keda sa ei saa alt vedada, kui sul on mingi tähtis võistlus tulemas, mida sa ei saa lihtsalt ära öelda, sest sa oled kõikides kavades juba paigas, siis sa natukene lükkad seda enda ravimist ja endaga tegelemist edasi ja ootad võib-olla seda mai-juunikuud hooaja lõppu, et keha saaks puhata ja siis uuel hooajal uue hooga edasi minna. Et tegelikult ma julgustaksin tantsijaid märkama enda kehas toimuvaid muutuseid, on need siis mingid valud, ebamugavused, mis tekivad, mis hetkedel sa neid ebamugavust või valu tunned, kas on mingid elemendid või liigutused, mis seda valu sinus võimendavad või vastupidi, on mingid tegevused, mille sa üldse seda ebamugavust ei tunne. Ja siis sellele toetuses saad sa kindlasti pöörduda ka näiteks füsioterapeudi või mingi teise spetsialisti juurde, kes sind siis uuesti ree peale tagasi aitab. Ma tooksin ühe robustse näitena näiteks selle, et kui sul on auto, mis teeb väga koledat häält, siis sa viid selle ruttu mehaaniku juurde, et auto saaks jälle korda ja sa saaksid sellega edasi sõita. Ja tantsija võiks oma kehast täpselt samamoodi lugu pidada, et kui sa tunned, et sul on kehal on mingi puudujääk või valu või vigastus, mis ei lähe lihtsalt iseeneselikult üle paari nädalaga, siis sellega tuleb tegeleda. Füsioterapeudi eesmärk ei ole kunagi tantsijale öelda, et 2 või 3 kuud sa nüüd ei tohi trenni minna või täie jõuga tantsida, et loomulikult neid probleeme, vigastusi, muresid on tohutult erinevaid, et traumade korral jah, vahel peabki tantsija olema treeningsaalis natukene aega eemal, aga reeglina selliste ülekoormusvigastuste korral on võimalik tantsija koormust modifitseerida täpselt niimoodi, et sa saad trennis jätkata, aga lihtsalt võib-olla mingid elemendid selle treeningu juures sa pead ennast tagasi hoidma. Et näiteks hamstringi vigastuse korral sa saad trennis teha edasi pöördeid, tantsida kavakaasa, aga sa ei tee näiteks jalalööke, spagaate, kõik venituspoolt sa ei praktiseeri natukene aega. Et füsioterapeut oma sessioonil hindab tantsija lihasjõudu, liigesliikuvust, sinu räägitava jutu põhjal sinu treeningharjumuste kohta, sinu stressi ja unetaseme kohta. Ta paneb paika sellise
pildi, et kust see sinu pärinev probleem, millest see võib tekkida ja vastavalt sellele koostab siis sulle sellise individuaalse treeningkava, mida sa siis trennivälisel ajal saad iseseisvalt kas siis treeningsaalis või kodus teha, et sa uuesti saaksid järje peale tagasi ja ilusti oma treeningutega jälle jätkata. Sageli jõuavad tantsijad füsioterapeudi juurde alles siis, kui vigastus on kestnud juba väga pikka aega, et umbes 70% või enam tantsijatel tekkivatest vigastustest on tegelikult ülekoormuslikud ja väga suurt osa nendest ülekoormuslikust vigastustest saab tegelikult vältida läbi prehabi. Et tantsija ei pea alati füsioterapeudi juurde minema siis, kui sul midagi valutab või kui sul on vigastus, vaid väga-väga tore oleks, kui tantsijad jõuaksid ka füsioterapeudi juurde nii-öelda ennetuslikul eesmärgil. Et olgu sul siis mingi tantsuline eesmärk, ma ei tea, tahad hüpata mõnes hüppes kõrgemale või tahad teada, et miks ma pööretest välja kukun, siis füsioterapeut on see inimene, kes teeb selgeks, mis vajalikke lisaharjutusi sa tegema pead, et nende eesmärkideni jõuda. Samuti füsioterapeut õpetab sulle õiget harjutuste sooritamise tehnikat, õpetab sind oma keha paremini tundma ja jälgima, et siis tulevikus sa saaksid mingi tekkiva probleemi korral juba nagu ise nii-öelda tead, et okei, mul siit valutab, mida ma selle korral tegema pean, mis harjutust ma nagu proovida võiksin, et ma väga julgustangi tantsijaid ka nii-öelda regulaarselt füsioterapeuti külastama, isegi siis, kui otseselt mingit suurt probleemi ei ole. Et alati, keegi ei ole perfektne ja alati on nii-öelda olemas mingi puudus või mingi lihasgrupp, mida sa saad iseseisvalt tugevdada, et siis treening saalis olla võimalikult meisterlik.